Nii, meie oleme sõitmas Eesti kõige lõunapoolsemasse otsa, Uue Saaluse veinitalusse. Šoki! Nii et meie viimane ühine väljasõit enne kui Mari läheb Argentiinasse on Lõuna-Eestisse. Tõelised turistid, me tulime enne, kui me lähme Uue Saalusele, tulime ka vaatama objekti. Praegu ei ole küll midagi, me oleme madalal, aga varsti ma enam nii reipalt ei tule. Esimene pesakuu. Kuidas vaada? Irik paistab. Väga uhke. See natuke paistab läbi, siit ei saa absoluutselt alla vaadata. Ära palun tee. Ma siin poole trepi peal hakkas kuidagi inelik. No, teeme siin vahe ka. Vau, kui ilus! Ära musi kõiguta seda. Mis on viga? Miks sa teed nii? Miks ära tee? Sa ikka kõigub puusas. Lõpeta. Ole. Ruttu nüüd! 9 vist, jah. Sulle patta ka või? Igaks lihtsalt kiivakurus astuda. Ma tahan juba maa peale ja ma tahan istuda. Siin tornis on 144 astet. Külakostiks, kui ma tavaliselt võtan keldrist Eesti veini, siis nemad toodavad veini. Me teeme oma kanamunad. Ja teil ikka jõuab palju inimesi siia, enne? No ikka jõuab, noh. See on äkki samal ajal, kui sa siia tuled, siis tundub, et see on nii kaugel. No, selles mõttes me ei saa muidugi võrrelda sellega, mida eks ole, Tallinna lähedus pakub. Aga noh, siiski, noh, ma arvan, et tänavune see avatud talude päev oli selles mõttes, mul oli ju 8 koera sellises. Kas siin augi ka võib olla selles? Ja siin püüti, jumal, milline aug püüti, ma ei tea, 7-kilone püüti, mul tädipoeg, saad sa aru, tädipoeg tuli siia oma 3 tütrega. Tal oli ainult 5 minutit või 10 minutit aega siin spinningut visata, saad sa aru, ja siis ta võis, ma ei tea, 7-8 kilone aug oli. See oli selline, saun seisab praegu. Praegu ta seisab praegu on niimoodi, et ta kütsin ära, praegu ta seisab kell 7. Alles vaatame, siis saame korda teha ja siis peale 7 lähme võib-olla sauna. Päris suitsu. Ja seal on plate peal. No tahvel on ka seal. Siit lähed sa võtta paika. Siin on kütutav. Ja siin siis Musi, tule vesinapsule. Mis see esinapsule? Vesinapsule. Mis on? Uue Saaluse Solaris on vein, mida me pakume väga tihti Indreku talus ka. Aga kas te teate, et iga vein maitseb seal kohas, kus teda tehakse hoopis teisiti, nii et ma praegu katsetan selle teooria järgi. Solaris on mega ja Solaris on Eestis kasvav valge viinamarja sort. Nii äge. Et kas te teate, mis asi on vesinaps? Maris ütles, et ta valmistab meile kohe vesinapsu. Noh, isi. Napsi, vesinapsi. Vesinapsu. Napsu, napsi, napsu. Napsu-napsi. Vesinaps, mis on? Ma hakkan seda sõna raudselt kasutama, selle nii hea välja. Hallo, kas keegi siis teab? Morss. Aga ma ei teadnud, ta ütles. Ikka peab õppima. Sul on selles mõttes lihtne, vaata, kui sa oled ka ikkagi kõrgharidusega meditsiini inimene, siis see, et sa jagad natukene ainete vahelisi selliseid lõimimisi ja asju.
oi kui hea. oi kui hea. sa tegid nüüd leedrimaha siirupi, marja. leedri õiesiirup siirup, jah. ja värskelt pressitud sidrunimahl. ma tahaks süles hoida sinna. võtame rohkem minu sõber. Ei, me- oled sülekoer? nii nunnu koer on. Taks oleks ka üks variant, kes meil võiks olla. nii ilus oled ju. Taksil on hea, sa oled pika palju. jah, ja siis meil oleks must ja valge koer. Neil on kalane. Tuleb tühjaks ka vist loopima. Jah, loobime tühjaks, jah. Ole sissi loobib. Millega? selle ämbriga. Nüüd tehtud. Ja tuleb. Vaata nüüd. Ja otsast ära enam. Lõpeta ära. Napid. Olete valmis, jah? Nii, aitäh. Madalalt peale tõsta. Ütle jõu võiti. Kala. Oh my god, kui igav. Nii, me tagasi tulles, siis kui meil on kalasaak on suur, siis me ütleme midagi ägedat. nüüd me lähme siiasamasse kõrvaltalusse, kus on vintage pood. Lähme vaatame. Meie käisime ära, oleme ühe kleidi ja pluusi ja kõrvarõngaste võrra rikkamad. Ja väga toreda inimesega tutvusime. Lähme veinikeldrisse. Ma käisin esimest korda, siis teil ei olnud seda veinikeldrit. ei olnud või? Oota, aga sealt teist korda veel käis. korda tunnen siis oli. Aga mida see teist korda oli? See oli siis ikka 20. aastal võib-olla. Sest siis oligi ta valmis 20. See oli veel sedasi, et ma ei mäletagi, kas midagi oli alles ehitatud ja kas Eest juba oli. raskusjõud, õun ei kuku puu otsast taevasse, vaid kukub maha. Nii läheb ka pärmisade kõik niimoodi allapoole. Ja peale seda, kui on see siia kogunenud sellisesse riiulisse, need niimoodi kõik pudelid asentatud, noh, neid peab tegelikult sellepärast keerama, et vaata, ta jääb siia kinni muidu. Sellepärast. Ja siis on see pudelikaela külmutaja, mida ma praegu pole veel ostnud, kuhu saab 10 pudelit 5 minutiks panna, külmutab ära pudelikaela ja siis võtame korgi ära. Koos selle jublakaga, see lendab koos selle pärmisademega ja siis täidame uuesti veiniga. Siis tuleb täita koos suhkruga veiniga, vaata. Suhkrut tuleb panna ja siis ta hakkab vahutama. Kuidas sa iga kord täpselt selle õige koguse? Automaatviljaga. Ainult automaatviljaga, seal ei ole mingit võimalust. See on kõik siin mul Solaris. Kõik on pudelis räägitud Solaris. Tead, igaks juhuks panin, ma ei tea, kui hästi ma puhtaks saan. Ja ma ei tahtnud, et ta mul hakkab siin mingi sade kuskil põhjas. Ma ei tea, kuidas see välja tuleb kõik. Selline suure koguse Solarise tegemine on nagu esimest korda on nagu riskibusiness. Ma olen teinud petnatti ja petnatt tuli väga hästi välja. Siis ma ei korkinud ümber seda ja see tuli väga hästi välja. Sa mäletad, mul oli ju see petnatt. Aga ta oli liiga kuiv ja nüüd ma tahaks just seda, et ma saan lisada suhkrut, et ta oleks natukenegi magusam. Aga kuidas see kõik välja tuleb, ma ei tea. Ma ei tea üldse, mis sest kõigest saab, kuidas see kõik läheb. Aga me võtame selle ette ja kui isegi, ma pean maitsma iga pudeli ära, sest iga pudel on nagu oma ette tünn. Saad sa aru? 400 tünni. Sest igast tüüdi, selles pudelis võib olla mingisugune oma elu. Et selles mõttes ma kujutan ette juba seda päeva, kui ma pean kõik pudelid ära maitsma. Ma pean sülitama kõik välja ja ära maitsma, sest mul on ülitundlikkus selle preti vastu. Suitsusauna. Siis on meil niimoodi. Siin on meil intiimne valgus väga. Siin meil ei ole sükest keskstaapi, aga meil on olemas saunamütsid. Ja saunamütsid on väga tähtsad, sest kui on saunamüts peas, siis on palju mugavam leili võtta, sellepärast et siis pea ei lähe kuumaks ja siis võib võtta täitsa tükk aega. Aga saunas on siis oluline see, et vastu seina ei tohi nühkida. Siin kusjuures ei ole midagi, siin on okei.
aga seal saunas ei tohi vastu seina ennast puutuda. No see on juba, näed, see on juba, aga siin ei ole. Ja mis on oluline, kui vihlema hakkad, siis mitte mingil juhul ülevalt ei tohi lihaga teha, sest lagi on must ja siis sa oled nüüd see tume. Ainult nii pidi võib teha. See on kõige tähtsam. Väga põnev. Et siis saab vaadata, kuidas jäi meelde, kui mustana välja tulete. No, saunas Siit ei ole üldse näha. Muidugi, aga sa teed. Ma sain vihta. Mine sai peksa. Kas mul on nägu tahmane ka või? Veits on, mine välja, ma ei näe. Oh my god, sa oled must. Sa oled täiesti ummik. Mõnus. See oli väga-väga mõnus leil. Vaata, nii iga hommiku ma ujun siin, iga ilmaga. Kas sa vikerkaart nägid? Ei? Oh jaa, wow! Oh my god! See on küll super mõnus. Ka natuke must. Kust ma must olen? Kust ma olen must? Terve nägu. Mul on ka must. Kuidas see must nägu? Kus ma olen? Näost või? Veits on selja pealt ka. Sa käisid ujumas või? Jah. Päris head kaupa. Seal on päris hea valik tegelikult igasugu asju. Võtab riiete kaupa. Paul on nagu kala. Kes seda teeb, see elab siin sama. Ma võin seda välja koukida, seda põhjamuda, siis me teeme tõenäoliselt. Ma olen vetevana. Meil on see sild nagu... Nii kaugelt on saada. Pauli lokki tuleb peale ei ole. Natuke jäävad. Nii kallis, mida teile? Ma ei tea, ühe veini talu võtaks. Alustame päevaga, ma olen juba ujumaski käinud. Siin on nii mõnus, aga praegu me lähme vaatame neid, kus need viinamarjad kasvavad. Tule siia. Nii, kuidas tema nimi oli? Kuuna. Kuuna. On viinamarja sort. Jaa, ma tean. Ma lihtsalt ei teadnud seda sealt. Mul on nõrkus takside vastu. Mul oli endal kunagi Lotta. Lotta oli minu väike taksike. Elas 8-aastaseks. Ja pärast Lotta surma ma olin kindel, et ma mitte kunagi ei võta koera. Sest see oli ikka nii hirmus, kui ta ära suri. Aga nüüd mul on 2 koera. Ma ei tea, 20 kana. 3 jänest. 1 kohe poegib. Nii et läks üle. Kuule. Teed seal? Näe, Margo on seal kaugel. Ma ei tea, mis ta teeb seal. Sööb viinamarju. Ma olen nagu, vaata, ma olen praegu, lähen selle Silvaga kokku. Siit on tööpõld ootab. Siit tuleb jälle võtta natukene ära. Siit on juba võetud tegelikult. Vähemaks, jah? Jah, lehti, siit hakkame lehti ära võtma nüüd järgmises et saaks etapis. nagu peale. Et päike paistaks peale, jah. Et selles suhtes on just... See on nüüd Solaris või? Ei, siin on igasugu sordid erinevad. Siin on silga on näiteks. See on vana põllu osa, see on kõik 10 aastat tagasi istutatud. No siin on Solaris see, mis on nende vaipadega nüüd kõik see ülemine osa. Siit me võtsime astelpaju ära ja siia sai siis istutatud. Ja praegu on alles Solaris nii väike. Näed? Ja ometi küpseb ta ära suleda. Küpseb. Täielikult küpseb ära. Selles suhtes, et eelmine aasta oli ka ju jube hiline sügis või kevad. Ja tegelikult septembri lõpus me korjasime. Et ega siin on väga hea, ütleme, koht kasvamiseks. See on lõunakülg, siin on päike särab. Ja siin orus on liiga viljakas muld. See ei ole hea, siin on liiga niiske, aga siin üleval on väga hea. Siin on siuke liivane ja kuivem ja seal on põhjakülg on kõik metsaga kaetud. See tähendab seda, et põhjatuuled ei tule peale, ta on nagu kausis siin hästi soojas. Selles mõttes on väga hea. Nüüd järgmine etapp on jah, siis kõik ära
vaja võtta siit need lehed ära, et siit saaksid nemad päikest. Aga noh, Mati ütleb, et natuke nad peavad kasvama veel ja siis, sest tegelikult vihm ei mõju hästi. Vihm saab peale, siis ta plödistab need katki kõik, need marjad. Et noh, see on nagu... Meil käisin kogu aeg jälgima ilma teadeta. Kadri ja Kersti käisid siin siis inspekteerimas. Ütlesid, et Mati põld ei ole üldse selline, nagu peaks professori järgi olema. Mati saadab ta pikalt muidugi. Sellepärast, et tema jälle... No, sa pead oma olusid teadma. Sa pead oma olusid teadma. Ja noh, me ei lõika niimoodi kõike ära, et meil on niisugune puhas siin. Asi on selles, et siin on jälle teised olud. Et me jätame rohkem oksi alles, kui mõni jätab. Kui me jätame 2 oksa, üks sureb ära või teine sureb ka ära, siis ongi surnud. Aga kui sul on rohkem oksi, siis on sul kindlam, et sul ikkagi see taim on elus. Muidu ta hakkab nullist. Alustab nullist oma elu, kasvatab esimese võrse. No, aga see on tema kogemus, ta on seda ka juba üle 10 aasta teinud. Et selles mõttes kõik need tarkused, igal ühel on oma metoodika ja kõik ei ole nagu täpselt sama. Näiteks siin on ka kobarakene, siit loeb ta kokku 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lehte peab jääma. Sa ei või niimoodi ära lõigata, et lõikad siit ära, siis tal ei ole toitu. Ta peab saama fotosünteesida. Ja fotosünteesi tulemusena tekivad suhkrud. Ja suhkrud on need, mis ka siis marja magusaks teevad. Need on need toitained, mida see taim vajab, sest ta saab mullast ju ainult mineraalaineid ja vett. Eks ole, ja ise ta toodab siis suhkruid. Ta on siuke tark on see taim. See läheb põhja. See läheb põhja, jah. Sabad ja muudeks Mulle ei meeldi see ükski paadi peale minek. Kuidas sina nii osav oled ikkagi nende paatidega? Ja miks mina juba ei lõpeta ära karta? Mina ma naerutan. Jah, emme. Miks sina arutad, et mina istun keskele? Vein on puudu. Mari, palun küsi Mariselt üks klaas veini. Tule Mari siia. Lahkun sadamast. No nii. Teie terviseks. Ilusat suve. Elul pole vigu! Nii, ja nüüd tõmbame otsad kokku ja läheme Võrusse kaltsukatesse. Sest Võru on kaltsuka pealinn. On või? Jaa, Okei. seda me oleme kuulnud. Nii et saage terveks siis. Laupäevani! Ja me näeme varsti. Let's go! Ma käin sedasi kotte tassima. Härra käib. Käed vaba. Käed vaba. Läbi lugu. Pitbulli kontsert jääb Riias ära. Tean. Nii. Nüüd ma olen esinduslik. Võrusse ja me lähme alustame oma kaltsukatuuriga ja meile öeldi, et siin Rimis kusagil on mingi hea. Lähme vaatame. Yes. Lähme. Ma olen Essi. Keegi just kirjutas, et sa oled meie pere kõige ägedam see, et sa oled alati suke, et sul on täiesti kokku. Siin on väga ilusad ja kvaliteetsed riided. Otse Inglismaalt. Pole üldse siuke tavaline kaltsuka vaib, isegi minule meeldisid siin mingid asjad.
3, sellepärast et Maris ütles, et seal saab šampanja. Tere! No. Pauliin näeb nii hea välja ja tartar on mega ilus vaata, kuidas lillakesi. Oi, minule. Aitäh. Aitäh. Mida sa jood? Meeldivad need väljasõidud. Ma leidsin Ralph Laureni rahakoti ja see on küll originaal. Oleme jõudnud Võru keskväljakule, mis on mingi väga uhke projekti toetusega tehtud täpselt selliseks. Paide linn pidi ka kusjuures samast meetmest saama keskväljakuks projekti toetust, aga meie linn otsustas, et meil ei ole vaja. Oi, kui küll. Mida see nagu esindab, see rataste värk? Kopuvankrid. Nii, aga ma arvan, et võtame siis Lõuna-Eesti sektori kokku ja hakkame kodu poole sõitma. Järgmine peatus Tartus, siis on matša ja kohv. Ma teen enne, kui neil oli küll tase. Maua tahab ette. Sõida minema nüüd. Et see tripping on mind väsitanud ja ma tahaksin olla kodus, vaadata, kuhu meie Mergo on poeginud. Ja meil on mure, meil on Mergo on prego ja hakkas pesa tegema. Ja me tegime talle ilusti selle koha, et ta saaks, hoidsime ilusti, aga meil jäi Emilja ja jämm hoidma loomi ja Mergo pani õue ja nüüd me ei tea, kas ta on äkki ära poeginud hoopis terrassi alla ja me ei saa teda tuppa viia, nii et me oleme nüüd natuke sellises keerulises olukorras, lähme koju, vaatame üle. Issil on vaja leida nööri, mida võib kasutada söögi tegemisel ja mina arvasin, kas sa tead, et ma igas videos nagu sirutan ennast? Et mina arvasin, et miks ei sobi tavaline puuviljane niit, aga tuleb välja, et selleks on spetsiaalsed nöörid. Kas nad vanasti võita tegid? Sina võid panna ükskõik, mis sulle sinna sisse ei sula ja mingid maitset ei anna. Et ma ei taha kuskile minna, meil oli korra plaan, et äkki lähme Pärnusse, aga ma tahan olla kodus. Küll ei lähegi homme kuskil, me läheme neljapäeval. Homme ongi neljapäev või mis? Homme on neljapäeval. Issile üks päev vahel. Lihtsalt meiega on nii tore koos olla. Aga vaadake, mis Mari ostis siit uue näljamängude raamatu. Sellest filmi ei ole. On. On või? Sellest on ka film või? Jah. Okei. Nii, aga lähme otsime kõigepealt, me jõudsime koju, et lähme otsime kõigepealt Mergo ülesse. Lähme vaatame, kas me saame aru, kas ta on veel. Mina hakkan perele kohe süüa tegema. Vaata chickeneid. Chicken, nad otsivad varju, neil on nüüd palasi. Jah, oled sa Rego või ei ole? Mergo. Aga rahulikult, katsu ta kätte saada. Jah, on hea siin õues olla. Kas ma tean, kas ta on veel rase? Kolla, kuidas sul on? Kuidas me aru saame? Ma ei tea mitte midagi jänest ja kiini. Aga äkki kui ta ei oleks enam, siis ta oleks oma beebide juures. Ma ei saa, ma viin peale. Mulle tundub, et ta on ikkagi ära poeginud. On või? Mulle tundub, jah. Sa arvad, et nagu siin väljas? No mis sa taga tuppa lähed siis? Ei, ta sööb ju siin rohtu. Tal ei ole küll söömisega ja joomisega. Pane maha.
nii, me vist avastasime, kuhu meie Mergo tegi pojad ja tundub, et see on kõige parem terrass. See on see, siin on väike, me saame selle kätte, me peame nüüd veel õhtul natuke jälgima, kus ta praegu on. Ühesõnaga, tore reis Lõuna-Eestisse on lõppenud. Oleme tagasi argielu juures, hakkame tegelema jänesepüübidega ja loodame, et leiame need üles ja järgmises vlogis juba räägime täpsemalt.